Hei, mina on Joosep, siin on Sven, Taavi ja Mattias ja Keldrilohed on siin. Mängime 5. editioni D&D-st ja muide, meil on Discord, minge vaadake Discordi ning meil on ka Patreon ja Patreoni osad toetajad saavad meie videoid varem näha. Ja nii ongi, aga lähme jätkame oma seiklusega. Eelmine kord Keldrilohedes draaklased on Iskoldi linna ründamas. Peale Asperiga kohtumist ja Karasomiga nõudpidamist läks Sallipande Iskoldi mäe alla koobastesse igavese tule kivi kaitsma. Läbi palavate tunnelite võidelnud ja kummalisi võlujooke leides on seiklejad jõudnud igavese tule kambrisse. Seal ei ole nad aga üksi. Te olete avanud suured, uhked uksed ja te näete enne sees suurt kambrit. Palavus on vaevu talutav. Väävlihais põletab ninasõrmeid ja teie ees pulbitseb hiiglaslik tulesammas. Selle juures on tulest moodustunud suur kuju, mis võitleb draaklaste salgaga. Ennem, kui te nüüd piilute sealt vahelt, kas te tahate ennem lahingut veel midagi teha? Ja väike check-up teeks küll. Nii, mis sa mõtled selle all? Kõigepealt, kui sa oled mitu korda peal maininud, et on palav, siis Trikstan võtab juua. Okei, Trikstan... Ja siis sa vaatab korraks, kuidas ta kaaslased välja näevad. Kuidas te välja näete? Harujukus saab idee sellest, kui Trikstan vaatab palavust siukse ebameeldiva näoga ja võtab vett. Harujuku haarab Trikstani käest vee ära, kui sa lubad, ma ei tea. Ma lihtsalt vaatan nagu niimoodi kohmetunud, mida sa teed sellega. Ma ei teadnud, sa jood. Ma ei joogi, aga teil läheb seda vaja. Ja siis ta kallab sulle seda nagu peale niimoodi, teeb sind märjaks. Ära raiska seda nüüd. Okei, Trikstan, sa oled nüüd märg ja tegelikult mul oli plaanis, et kui midagi väga halvasti läheb, siis võib-olla tekib exhaustioni, aga sa saad immuunsuse sellele praegu. Tänan väga. Okei. Ma lasen teil kõigil midagi teha veel ennem kui... Ma tahan ikkagi kirjeldust, kuidas te välja näete. Osmoga ei näeb... ainult ilmselt tema näost on välja lugeda seda ebamugavust, et ta on siin maa all kuskil kinnises kohas, kus on liiga palav ja ei ole liiva. Ja Harujuku on ahi ja tema ahjukõhus on 4 tulelähkrit, mis me sealt altarilt saime, nii et ma arvan, et Harujukul on hästi kõik hetkel. Kuidas Eleri on? Eleri näeb, tervis paistab okei olevat, tal ei ole peaaegu midagi viga peale mõne kriimustuse ning vaadates seda, et sa ennast veega katsid, siis ta viskab ka endale vett krae vahele. Selle lähkri, mis mul on natuke võib-olla veel vett järel, ma annan Osmokaile ja teises käes annan talle oma 5 Goodberryt. Need marjad kostavad sind. Soovitan neid süüa. Hüva, ma tõmban oma sallid koomale maa. Ja see on see sõna, mis inimesed kasutavad. No olgu. Ja teete oma viimased liigutused ära, panete relvad valmis, te kuulete, kõmm käib igal pool ja veeretage initiatiiv. Nii oma eest te näete siis suurt sükest tulekeeris, selle lähedal on süke suur elementaal, kes virutab oma šimitaridega vastu draaklast, kes seal hüppab ees. Ning mingisugune šamaani tüüpi loitsiv draaklane paistab siin olevat ja süksed tavalised, keda te juba nüpeldanud olete, on ka siin päris mitu. Ning esimene, kes teeb midagi, on see suur tule elementaal, kes... lihtsalt tõstab oma šimitari ja ründab vastu seda draaklast, kes ta otse ees on. Nii.
ja siis ta virutab 2 korda, esimene löök virutab vastu draaklast, draaklane hüppab eest ära, läheb vastu maad. Samal ajal, kui ta vastu maad lööb, te näete, kuidas siukest tuld pritsib sealt maast välja, samal ajal, kui ta tõmbab selle mõõga uuesti välja ning virutab. Seekord see läheb draaklasele pihta, otse külge, tõmbab samal ajal vered ja siukest tulist sisinat tuleb sellest haavast ja tõmbab oma mõõga välja tast. Ja siis see draaklane karjub. Ning nüüd on Harujuku kord. Harujuku vaatab, et draaklasi me oleme varem näinud, aga see mingi šamaan on siuke, tundub ebatavaline, nii et ta võtab tema sihikule. Harujuku üritab kõndida selle posti juurde, et nagu varjuda, aga ta ei jõua, nii et ta nagu hingeldab. Ja jõuab ainult natuke sinna. Nii. Midagi sellist. Ja siis ta vaatab, et kas laes on nagu mingid stalaktiidid või asjad või nagu mingi kivikoobas. Sa vaatad, et see paistab olema mingit sorti vulkaaniline koobas küll olnud, et sa leiad stalaktiite küll mingisuguseid laest. Okei, ma siis proovin sellist asja, mida kas õnnestub, aga Harujuku oma käest laseb sinist Eldritch Blasti energiat selle šamaani kohale, et talle midagi peale kukuks. Okei, sina veereta oma tavaline pihta saamine. Jep. See on 12. 12, okei. Sa saad laele pihta ning siis šamaan 12, jah. Šamaan viskab dexterity saving throw. Nii. Sa lased vastu neid stalaktiite. Veereta 1d6. Jep, see on 2. 2. See stalaktiit kukub maha. Ta viimasel hetkel hüppab korraks kõrvale, kuid see riivab teda natuke. Ta saab hästi vähe natukene haiget. Aga sa vähemalt tegid midagi ja siis ta kohe vaatab sinu poole, nähes, et sa oled mingit loitsu teinud ja mingi sinine sähvatus käis tema silmanurgas. See on sinu kord või? Jaa, Harujuku lehvitab talle. Hei. Seejärel Eleri positsioneerib ennast 1, 2, 3, 4, 5, 6 siia. Ei, tegelikult ta positsioneerib ennast siia. Siit ta saab lasta küll. Ja ta võtab šamaani sihikule ning üritab teda lasta. Nii. Ta saab pihta. Ja ta teeb haiget ka talle. Nii. Seekord te näete, kuidas Eleri jookseb Harujukule järgi, libistab natuke oma sussidel ja samal ajal siis laseb oma crossbow'st. Klõnk käib. Ja järgmine asi, mis te näete, siis see šamaan karjub midagi. Sest ta õlas on nüüd nool. Hästi tehtud, Eleri. Ja Eleri selle peale noogutab ja hakkab laadima oma crossbow'd uuesti. Järgmiseks on see draaklane, kes on elementaali ees. Ja mis tema teeb? Ta karjub midagi sellele šamaanile, mingi ja siis see šamaan tundub, et kuuleb seda ning ta on kuidagi rohkem, tõmbab selja sirgu ja vaatab uue siukse kurja pilguga teid mõlemaid ning vaatame, mis ta veel teha saab. Siis ta rohkem ei teegi midagi. See tähendab, et on Trixtani kord. Okei, räägi mulle, kas ma saan kasutada vibu niimoodi, et mul on ühes käes kilp ja teises käes vibu? Tehniliselt ei. Okei, siis ma lihtsalt võtan kilbi. Las ma korra mõtlen. Ma võtan lihtsalt kilbi ja mõõga. Kas seda šamaani on mulle siit paista või ma ainult kuulen teda?
kui sa saad tõmmata endale selle ruuleriga ja midagi ette ei jää, siis on. Okei, siis tundub, et ma jääb ette, et Jah, sul jääb kivi ette. Siis ma jooksen nii, et ma saa samal ajal rääkida, kui ma jooksen. Ma selle teekonna jooksul pidin kindlasti nägema šamaani, nii et ma läksin sinna nurga taha peitu. Ja ütlen, et proovige teda kaugelt tabada. Ja mul on mõõk käes ja kilp ja rohkem ma midagi ei tee. Olgu, see on kõik, mis sa teed. Ja Olgu siis, sa jooksed niimoodi nurga taha, et sa näed, mis siin lahinguväljal paremini toimub ning jah, sul on tegelikult action alles ju, ei ole või? on küll, aga ses suhtes, et ma tahan ennast kaitsta. Okei, selge. Järgmine on siis seesama šamaan. See šamaan nüüd nähes, mis siin toimub, et mingisugused tüübid tulid siia juurde. Siis mis tal muud teha on, kui ta hakkab manama midagi. Oot, miks ta ei näita mul nii? See on naljakas, et me kõik nagu võtame selle šamaani sihikule. Nüüd äkki selgub, et ta ei olegi mingi äkki ta lihtsalt on mingi sõbrad, te saate hakkama. Te näete, et see sama tuli, mis seal ümber on, hakkab ümber tema kogunema. Ja siis ta viskab seda teie poole. Okei, ta oskab midagi teha. Siuke tulepall hakkab lendama teie poole. Ning vaatan, palju teist haiget saavad. See on raadius. Fireball või? Fireball tõesti. 20 foot raadius. Nii, kui ta harujuku peale paneb, Trikstan jääb sisse, Osmokai jääb välja, Eleri jääb sisse ja kõik tema sõbrad jäävad välja. Jep, siis harujuku, Eleri ja Trikstan teevad dexterity saving throw. Kolm. 22. Nii, see on siis Trikstan saab pool damage, harujuku saab full damage. Ma teen absorb elements. Okei. Ja Eleri tegi ka ära, ta saab ka pool damage. Nii et ma kohe ütlen, mis te saate. Mis oli? See on päris palju muide, see on see on 8D6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 34 fire damage'it, kes ära ei teinud, pool, kes tegi ära ja siis Trikstan, sa absorbid veel, jah? Jah. Okei. Harujuku on maas. Harujuku pikali või? Oi, Harujuku! Mul tulevad death saving throw'd. Ühesõnaga, siuke punane pall, ta surub seda kokku niimoodi ja see tuli, mis siin ruumis on hästi palju igasugustest kohtadest, koguneb ta kätesse, ta saadab selle harujuku poole. Harujuku see jõuab su juurde päris kiiresti, sa vaevalt jõuad reageerida, kuni järsku terve see tunnel on tuld täis, Osmokai, sa pead oma silmi kaitsma, sest see kõik klibu ja asi lendab sulle näkku. Osmokail on ju need prillid või kattesilmad ees. Ja, vot. Mis tähendab, et sa vaevalt näed, kuidas Eleri ja Trikstan küll saavad pihta, kui Trikstan suudab kuidagi seda tuld imutada endasse ja Eleri saab... Oota, mis ma ütlesin, mis see damage? 34 oli full vist. Oota, ma pean Eleri ka peksma. Mis oli 17 või? Pool on 17. Jah. Eleri ka ta riided põlevad, ta üritab neid kustutada ja sa näed põletushaavu tema poolel kehal täiesti. Ta mingi ja
ta sai ka päris korralikult viga, nüüd sa näed, et ta on päris verine peale plahvatust. Nii kui see tolm hakkab vaibuma sealt tunnelist, siis Harujuku lamab maas siukseid põletus musta süsi peaaegu on ta terve siuke keha. Kuid paistab, et ta ei ole veel surenud. Aga ta on pikali maas ja aimetu. Kui palju mina haiget saan? Siis sa poolitad ju selle ja tõmbad endale sisse või kuidas see on? Teen veel pooleks selle 17. Ma ei tea, kuidas su spell töötab. Seal on kirjutatud lihtsalt lessening its effect. Ei, see peab olema kirjutatud rohkem. Mis selle nimi on? Absorb elements. Captures some of the incoming energy, lessening its effect on you, storing bla bla bla. Ehk siis mul on lihtsalt resistance bla bla. Aga siin minu meelest ei ole kui resistance on, siis võtab ju pool. Ehk siis poolest või? Jaa, ehk siis sa saad 9. Jah, ja järgmine kord saad siis unleashida seda oma meleetäkina. Jah, see poolitab, jah. Et siis jah, sa saad 9 damage'it, sul ka mingi keep põleb korraks või midagi, üritad välja panna, aga sa ei pea isegi, sest sa tõmbad selle enda sisse selle leegi lõpuks. Ja su mõõk hakkab punaselt tõõguma. Nice. Järgmine, siis see šamaan karjub teistele veel midagi, Akskalajatšaga! Ja... Ma karjun ka, kui tohib. No, karju. Aidake Harujukut! Oota üks mari või midagi. Nii, sa karjud, et aidake Harujukut. Ja siis... on oli tema, jah? Jep. Esimese draaklase 1, 2, 3, 4... 5, 6. Ta jõuab täpselt sinuni, Trikstan. Ja ta siis üritab oma selle samuse oma odaga sind lüüa. Kas sulle saab pihta 16? Ei saa. Ta torkab sind, sa blokid oma tulise mõõgaga ta löögi ära ja hüppad korra kõrvale ning siis ta karjub midagi su peale. Akskalaja! Samas sulle. Järgmine tüüp on järgmine see väiksem draklane, kellega te olete varem juba võidelnud. Tema läheb... Oota, selle spetsiifilise tüübiga me oleme võidelnud või? Ei, te ei ole selle spetsiifilise, aga ta on sama tüüpi nagu siuke, tal ei ole väga võimast armorit ja ta kannab oda ja nii. Okei, siuke tavaline lakei, jah? Jah, paistab küll. Nii, kas ta saab... Ta läheb siia. Osmogai. Oota, vaatame, kas ta saab teha, kus ta saab seda teha. Vot, 40, 15 on see vist. 30, okei. 30 on siis... Ta jõuab siia. 30, jah, ta jõuab siia. Ta jookseb, draklane jookseb teie poole, samal ajal tõmbab kopsud õhku täis ja laseb teile elektrit. Eleri ja Osmogai. Dexterity saving throw. Kas Haru failib automaatselt, Mis juhtus? Ei, ma küsin, kas Haru failib selle... Ei, Haru ei jää sellesse elektrisse. Osmo sai 10. Osmo sai 10. Sa saad 4 lightning damage'it. Ja siis Eleri saab ka 4. Läbi Eleri siis tuleb siuke välk, tuleb ta suust, maalib seinad korraks siniseks kõik. Ja Elerist läbi, sa näed, kuidas Eleri saab šokeeritud sellest välgust ning siis see hüppab edasi sulle. Ja nüüd, kui see välk on ära olnud, su lihased tõmbavad korraks lukku, siis sa näed, et Eleri juba kukub ühele põlvele vaikselt. Ning siis ongi Osmogai kord. Hüva, ma ütlen Elerile, et elvikeelselt ära ole ees, ilmselt ei saa aru, aga see ei olegi oluline. Ja ma arvan, et Osmogai jookseb Harujuku juurde või no kõnnib. Nii,
kui ma võtan nüüd harujukust kinni ja lohistan teda, kuidas ma liigun oma tavalise momenti, jah? Ei, lohistamine on nagu 2 momentit. Nagu topelt raske. Fine. Siis ma lohistan ta actioniga, siis dashin lohistamist. Olgu. Ja see on Osmokai käik. Olgu. Osmokai käib siis sinna. Nii. Järgmine. Osmokai vist ütleb Ellerile, et kata meid. Elleri noogutab, aga siis hakkab kotist midagi otsima. Siis mis ta... Järgmine on siis mingi tüüp, kes on teil varjus vist praegu. Ta karjub midagi teistele. Ja siis... Mis keeles ta karjub? Mitte üheski keeles, mida sa räägid. Aga nagu draaklaste keeles või? Jah, tundub küll. Okay. Ja see oli mu küsimus, jah? Jah. Tundub küll, et ta karjub draaklaste keeles. Te näete, et ta liigub 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta liigub tegelikult ta liigub siia. Ja siis samal ajal te näete, et ta joob midagi, kui ta liigub. Ning astub siia tule sisse. Ja kaob ära. Ta on nüüd siin kuskil siin tule sees. Ja paistab, et leegid ei teinud mitte midagi talle. Ja see on tema kord. Ning nüüd on Fire Elementali kord, kes liigub siia poole. Ta peab vist nii tegema. Ja siis ta üritab vidutada seda, kes just liikus. Nii. See saab pihta, esimene löök. Teine löök saab mitte pihta. Ja ta teeb haiget ka talle. Te lihtsalt näete, et see Fire Elemental sinna tulesambasse vidutab oma mõõkadega. Te täpselt ei näe, mis seal toimub, aga te näete, et ta vahetas oma taktikat siis. Ennem ta võitles teise draklasega. Ning nüüd on Harujuku. Nii, ma veeretan siis päringut. Kolm. Esimene death saving failure. Ja see on kõik, mis sa teha saad, on ju? Jaa, ma arvan küll. Harujuku niimoodi köhatab sükest, seda puumahla tuleb suust välja. Puumahla tuleb suust välja, samal ajal Elleri jookseb sinu kohale, tõmbab kotist välja viimase pudelikese, mis tal on. Ja siis tõstab su pea ja üritab seda sulle kurku kallata. Nii kui see sul koos su oma mahlaga siis kurku tagasi voolab, siis su need põlenud haavad hakkavad kokku tõmbama. Ja siis sa saad... Sa saad 14 elupunkti tagasi. Ja siis tähendab, et ma enam ei pea veretama, jah? Jah. Sa oled teadusel, sul on 14 elupunkti ja sa oled pikali. Harujuku ärkab üles. Siis nähes, et see elementaal võttis, teeb midagi muud, siis ta liigub ühe. Vaata, mis ta veel teeb. Jah, tal on see alles. Ta ei saa sulle pihta vist. Vaata, et üks moment. Okei, siis ta lihtsalt vidutab vastu seda elementaali. Vaatame, kas ta saab pihta. Saab pihta. Hoho.
nii, ta virutab oma relvaga vastu seda elementaali, valge sähvatus käib ning sa näete, kuidas see osa sellest elementaali leegist vaibub tema sees. Ning see on see, mis ta teeb. Ei, tal on üks attack veel. Sellega saab pihta. Ei saa. Teine läheb mööda. Tõmbab uuesti, aga need leegid hüppavad eest ära. Ning järgmiseks on Trikstani kord. Trikstan, mis sa teed? Lööd seda lollakat, kes mu ees on. Löö seda lollakat. Kas 15 tavab teda või? 15 tavab teda, jah? Seitse pluss 1. 8. 8 damage'it. Okei, sa lööd seda draaklast enda ees. Kas sa manad oma see tule ka sinna juurde või? Ja see 1 ongi see tuli. Okei. Sa virutad oma leegitseva mõõgaga, siis sa näed, et see tuli natuke kõrvetab teda ja läheb sisse. Sa näed, et su peaaegu löötab täiesti maha, kui ta on ikka veel püsti ja vaatab sulle vihaselt otsa. Küll aga ta on väga haavatud sinu löögist. Ja ma ütlen ka veel, et oleme vist liiga täbaras seisus praegu. Ma arvan, et Osmokai ütleb talle elvi keeles vastu, et me peame taganema. Ja ma vastan elvi keeles, et ma olen suga nõus. Nii, siis kui sa rohkem ei tee midagi, siis see šamaan, tema käik on nüüd. Mis ta teeb? Ta ei saa enam seda teha. Ta vaatab, et tema ümber on palju tuld, mis tähendab, et tal on kerge teha niimoodi. Ta näeb teid kõiki siin. Ja ta käestib midagi. 3 siukest tulejutti tulevad ta ümber. Ja ta hakkab neid loopima vastu teid. Siis nii. Mis see oli nüüd? Kas Harujuku läheb uuesti magama? Nii. Esimene laks 24 vastu Trikstani läheb. Aja. Sa saad aia, jah. Selle damage... Kas ma pean mingi saving throw'ga tegema või? Ei, see on ainult pihta saamine. Siis okei, lihtsalt pikali maha ja korras. 8 fire damage'it. 8 fire damage'it. Jah. Miks 24 siis oli? Ei, 24 oli pihta. Ja 24-ga tabab mind küll. Jah, just. Ja siis 8 fire damage'it saad. Nii, kas saab pikali või? Siis ei ole. Okei, järgmine läheb vastu seda Osmokaid. Osmokai, sulle saab pihta 17 või? Absoluutselt, jah. Saab? Okei, Ja. Sina saad ka 8 fire damage'it. Suur siuke tulejutt lendab läbi Harujuku kohalt ja Eleri jalgadest läbi ja laseb sind. Väike plahvatus käib sinu ees, sa saad haiget. Ning kolmas läheb vastu Elerit. Saab pihta ja teeb... Ohoh. Kolmas tulejutt lendab ja te näete, et otse Eleri suunas. Eleri suudab käed ette panna, et blokeerida oma nägu, aga ta saab ikka haiget, see plahvatab ta ees. Ta käed on täiesti põlenud, aga ta on ikka veel püsti. Nii, siis see šamaan karjub veel midagi sinna tule poole. Sakalakskia! Ning nüüd on hõimlase kord, kes on Trikstani ees. Tema muud ta ei tee, ta lihtsalt virutab sulle siis. Kas 9 saab sulle pihta, Trikstan? Ei saa. Ta virutab oma odaga sulle, sa hüppad eest ära ja siis ta ainult vannub oma keeles. Järgmine hõimlane on meil siin. Tema liigub Eleri juurde. Ta näeb, et Eleri on kehvas seisus ning üritab teda lüüa. Ei ole nii. Oh no.
Critical . mis iganes ta veeretab , Eleri on pikali ja surnud . nagu mitte täiesti surnud , aga nagu pikali , unconscious . aga et kui Elleri saab rohkem kui pool oma eludest , siis ja , Veere- aga ta ei saa rohkem kui pool oma eludest haiget . ta torkab lihtsalt Elerile sisse oma oda ja tõmbab välja , Eleri kukub kokku ja kukub maha . oi ei , Elleri , aidake . päris Nii. halvasti läheb . Eleri on praktiliselt pikali nüüd . siis järgmine on Osmo Kai , mis sa teed ? ta küsib harujukult , et saad sa ise ära joosta ? aga Elleri on maas , ma pean ta vedama . kas ma pean sind ja siis sina vead Ellerit või ? ei , Harujuku nagu suudab nüüd püsti tõusta küll . no hüva , sina tassi Elleri ära , ma siis hoian seda draaklast kinni . jaa , palun . muide , Haru , pool momenti on püsti tõusmine alati tendes . Jaa, okei. jah . jah . nii , ma arvan , et Osmo Kai teeb sellise huvitava asja nagu . oota , ma , Shove . okei , ma kasutan oma action'i , et teha special melee attack , et lükata ta põhimõtteliselt pikali , see draaklane number 2 . okei . proovi , see on ta on siis minuga sarnane . Või ma teen athletics? jah , Athleticsi ja vastane saab teha siis akrobaatika või atleetika . Mhm. 7 . sa lähed sinna ette ja enda arust hästi tugevalt lükkad , aga see draaklane on just oma oda maha pannud ja hoiab seda oma leverage'iks , et sulle tagasi lükata ning ta ei liigu mitte kuhugi sealt . no siis on kõik . siis on kõik , Osmo Kai , sina oled siis draaklase ees , draaklane ihub hammas teie peale ja siis on oota , siis ma isegi oleks nagu Eleri kohal või nagu kataks teda , et harujuku saaks ilma nagu disengage imata ta ära sealt võtta . sobib . väga hea . Osmo Kai siis kaitseb Ellerit samal ajal , kui Harujuk üritab teda välja vedada sealt . ja siis seal leegi sees toimub midagi jälle , ilge lahing . see Fire Elemental peksab midagi , siis see teine koll , kes sinna sisse läks , te näete mingi kuju korraks sealt seest ja vaatame , kuidas tal läheb . nii , noh . jah , ta on seal sees ja näete jälle , et see suur elementaal peksab sinna tule sisse ja midagi toimub . nüüd on Harujuku kord . nii , Harujuku siis võtab Elerist mingi riide otsast kinni ja proovib teda ära vedada . ma põhimõtteliselt saan 2 ruutu vist liikuda , sest et mul üks liikumine , pool läks ära , eks ole , ja 6 ruutu pooleks on 3 ja nii et see pole palju , aga see on midagi . okei , sa rebid Eleri siis endaga kaasa ja liigud koos temaga oh no , breath attack . ja seejärel Eleri on no tegelikult oota Elerit praegu , kas ta üldse liikus või ? Eleri peaks ka ju 2 ruutu liikuma Jah. vähemalt . Te vist jagate ruutu minu arust ja te isegi . praktiliselt jagate tõutu . okei . praktiliselt võtate selga . nii , Eleril on siis Death Saving Throw . ütleme nii . ta failis . nii , ja siis see tüüp , kes jällegi selle elementaaliga peksab seal . ta lihtsalt virutab vastu elementaali jälle . ta saab pihta , teeb haiget . Jep . ilgelt sai peksa . see on nii . ja järgmine on Trikstan .
ma nägin seda ägedat lükkamist peale, aga ei tunne ennast nii kindlalt. Tükston lihtsalt proovib äsada veel mõõgaga. Et sama asja ei julge teha, mida Osmokai proovis. Äsa, 25 saab pihta. ja 6 haiget. Kuidas sa tapad selle tedaklase? Raiun tal lihtsalt pea maha. Ühe kindla löögiga see tõmbad ta pea puhtalt maha. Keha kukub vasti peale seda ja see tedaklane on surnud. Jep. Ja siis ütlen Osmokaile, läheme nüüd kiiresti. Liigun siia. Okei. Siis see šamaan vaatab, et mida ta teeb. Ta liigub 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja nüüd ta teeb sihukest asja, et ta hakkab manama midagi ja järsku kõik tuli siin hakkab vaikselt virvendama ja tõmbab niimoodi koomale. Kogu valgus hakkab ära kaduma ja 20 foot raadius. Vaatame kohe, mis on 20 foot raadius. Siis siin kohal, jah. Siis siin kohal järsku hakkab siuke suur tuul, mis keerab ringi ja selle suure tuule sees hakkavad tekkima siukesed jääkamakad, mis lendavad vastu elementaali. Ja ma kohe ütlen, mis juhtub. Nii, see on siis dexterity saving throw elementaalile. Ta failib. Ja siis see on 2D8, 4D6. 2D8, 4D6. Siukesed jäist rahe lendab siis. Sa näete, kuidas see suur tule elementaal saab täiega peksa. Ta tuli juba hakkab vaikselt kustuma. Eriti kui need jääkamakad lendavad ta sisse, käib siuke vett pritsib ja kohe sisiseb ära, nii kui ta vastu maad pritsib. Ning siis šamaan karjub veel midagi ning nüüd on draaklasest rõimlase kord, kes on Osmokai ees. Muidugi ta üritab äsada sulle, Osmokai. Kas sulle 17 saab pihta? Ilusti. Ja ta teeb sulle 8 haiget. Lükkab oma odaga sulle plaatide vahele. See ei ole piisav, et morjendada Osmokaid. Osmokai, sinu kord. See draaklane on ülivihane su ees. Ma arvan, et Osmokai proovib seda jätkata, seda teemat, aga tead, mis ta teeb? No räägi. Ta liigub tantsiskleva sammuga teisele poole seda draaklast. Ja siis ta teeks sellist asja nagu huvitav, kas sellest piisab, kui ma löön teda mõõgaga, et ta keskenduks ainult mulle ja unustaks mu kaaslased ära või? No sa võid üritada tegema mingisuguse... Jaa, ma prooviks intimidate'ida teda. Intimidate'i siis? Räpane 20. Okei. Vaatame, kas ta langeb su lõksu. Langeb küll. Ta küll vaatab sind, et mida sa tõmbled siin, aga see, et sa tõmbled ta ümber ja mokid teda ja sa oled nii kuidagi tantsisklev ta ümber, ise ta just haavas sind kõvasti, siis see ei anna talle rahu ja siis ta ropendab midagi oma keeles su vastu ja tõstab oma oda uuesti. Jätka. Noob. See on kõik, mis sa teed, jah? See on kõik, mis ma teen. Seejärel vaatame, kuidas läheb tule sees.
tule sees läheb päris hästi. Mis tähendab, et järsku see tuli nagu plahvatab suuremaks, keskmine tulesammas. Ja siis vaibub niimoodi. Ja temast jääb järgi ainult siuke väike jutt, mis on võib-olla pool sama ere, kui see ennem oli. Samal ajal, kui see tuli vaibub ka see elementaal ja järsku muutub väiksemaks ja kaob sinna tule sisse ära. Ning välja astub 1, 2, 3. Ta oleks beebiks tagasi. See samune draaklane astub välja sealt, kes seal tules oli. Ning ütleb midagi oma kaaslastele. Paistab, et need kaaslased kõik saab millestki aru. Ja te näete ta käes. On siuke must-punane kivi, mis nagu immitseks tuld välja. Et see ei ole mingi tavaline leek, vaid praktiliselt nagu gaasipõletis tuleks kräkkidest tuld välja sealt. Ja tal on küll mingisugune gauntlet käes, aga te näete, et terve ta käsi on siuke peaaegu tuhastunud ja see käes astub välja sealt. Ning siis on Harujuku kord. Harujuku vaatab oma kõhtu neid 4 jooki, mis seal on. Vaatad Trikstani poole. Nii. Vaata. Hyvä. Harujuku võtab ühe joogi välja ja kummutab selle endale sisse. Või tulelähker või kuidas need kutsuti. Et ma ei tea, kuidas see välja näeb, aga igatahes ta idee on see nagu tarbida. Ma ei tea, kas see on hea mõte. Sa võtad selle tulelähkri, tõmbad korgi pealt ära, sealt hakkab imitsema tuld juba välja ning sa kallad selle endale alla. Nii kui sa endale alla kallad, sa tunned, kuidas hästi soojaks läheb su sees. Põletavaks. Kogu su see puidust osa, mis sinust on, see hakkab muutuma siukeseks krobeliseks ja põlenuks ning sa saad tule immuunsuse tunniks ajaks. Harujuku korra oli nagu siukse tundega, et nagu midagi läheb halvasti, aga siis on nagu kuule päris hästi. Trikstan, võta Eleri, põgenege, ma hoian neid kinni. Ja Harujuku võtab niimoodi sammu ette, et nagu varjata Trikstanit, Elerit. Te näete nüüd siukest söestunud seda Harujuku kõndimas iga kord, kui ta sammu astub, siis siuksed tuleebemed jäävad õhku hõljuma tema kohale. Nice. Nii, see on siis Harujuku. See rohkem ei tee on ju midagi. Bonus action. Või tegelikult action siis, sest see oli endale joogi sisse kallamine on nagu bonus action. Okei, siis mul on küll, mida ma tahan teha. Ma laen oma energiamõõga käes täis ja siis virutan selle draaklase pihta. Booming Blade'i. Viruta. Ühesõnaga, ma lihtsalt löön teda. Mida talle teeb 7. Mitte midagi. 7 ei saa pihta talle. No siis lihtsalt Harujuku teeb kõva paugu. Nagu võib-olla siuke idee oli pihta saada, aga ta lõpus loodab, et äkki see vähemalt nagu hirmutab veits. Sa lööd oma mõõgaga, ta hüppab eest ära ja seal on kalju nukk. Või kivisein. Sa lööd vastu seda, käib ilge kärakas. Kivitükke lendab ja siis see draaklane paneb käe ette. Ma tahtsingi nii teha. Järgmine on Eleri, kes viskab teise Death Saving Throw. Teine fail. Nii, siis on üks nendest draaklastest, kes ütleb ka midagi. 2, 3, 4, 5, 6 ja ühineb teistega.
nii, ja siis nad jutustavad midagi ja siis ta läheb kuhugi koopa sügavustesse ära. Ning seejärel on Trixtani kord. Ma tirin Eleri siia nurga taha. Ja proovin teda meditsineerida. Stabilize ida, jah? Kas sul on mingisugune meditsiinikott või midagi ka või? Ma kiirelt kaen järgi. Ei tundu, et on. No, siis sa võid proovida meditsiini teha talle, aga ma ei tea, kuidas. Ma mõtlen nagu, et ma lihtsalt proovin oma mingisugust metsarahva tarkust. Ma täiesti kasuta meditsiinis ei ole, aga nagu, et ma kindlasti... loed. Jaa. Paned teelehe peale. Pane oma teeleht peale, vaatame, mis juhtub. Ma veeretasin 22 ehk critical. Critical! Tal üle näo on vill ja sa paned sinna ühe aloe lehe peale. Sa lähed, vead ta nurga taha ja oma kotis sobrad ja võtad mingeid metsalehti ja taimi, mis sul on kogutud. Sa kiirelt paned osad lehed peale ta suurematele põletustele ja siis teed mingi väikese siukese köödi kokku väikesesse kaussi ning paned selle salvi siis ta ümber ja sa näed, et ta ei ole suremas enam. Ta on ikkagi pikali ja täiesti läbi, aga ta ei ole hetkel suremas enam. Tore, et sa oled veel meiega. Vedas, et sa kritikali viskasid. Ilma asjadeta ma ei oleks muidu lubanud sulle. Nii, ja siis see oli sinu käik, jah? Päästsid Eleri elu. Ja... Nii, siis see šamaan räägib midagi. Ja... ma vaatan, mis ta räägib. Okei. Võib-olla mõnitab meid, et me ei saanudki tulekivi päästa. Võib-olla ta mõnitab teid. Võib-olla mitte. No pahad said nüüd selle. Kes ütleb, et nad pahad on? Hea point on ju. Nii, ja siis juhtub see, et ta ütleb mingid maagilised sõnad ning kogu see ala kattub suure uduga. Siuke suur, siuke tolm ja udu tekib sinna. Ning see on kõik, mis te näete. Kas valgust on alles veel? Kus? Seal koobastus. Jah. Ma mõtlen nagu, et see tulevalgus helgib veel ikkagi edasi. Just. Me ei ole pimedas, aga lihtsalt seal on udu. Jah, seal on udu, nagu lihtsalt nagu udu cloud, siuke hõljub seal koha peal. Sealt läbi ei näe. Ja siis see on surnud see draaklane, kes nüüd teie vahel on. Ta nüüd on mingi shit. Ja te talle pihta ei ole saanud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta üritab põgeneda teie juurest. Mõlemad Osmo Kai ja Harujuku visake see samune. Lööme. Jah, lööge jah. Kui te soovite, muidugi te ei pea oma reaction'it kasutama. 23. No Mart Osmo Kai näeb, et Harujuku lööb, siis ta teeb samamoodi. Harujuku veereti damage ka. Sorry, ma veeretasin vale asja. Tuleb tegelikult 5. Okei, 5 lööb mööda. Ta on liiga kiire su jaoks. Osmo veeretas naturaalse 20. Okei, veereta damage. 11. Slashi. Joosep, ma ütlesin valesti. Ma pihta sain küll, see oli 23 või mis iganes, aga ma veeretasin selle damage'i valesti. 7 oli, okei. Okei, siis kirjeldage, kuidas te kahekesti tükeldate ta samal ajal, kui ta jookseb. Osmo Kai rajub talle jalgadesse
ja siis edasi on harujukku teha. Ma arvan, et sa äkki lõikad tal nagu jalad otsast ära, nii et ta hakkaks nagu maha kukkuma, aga siis harujuku nagu läbistab ta oma energiamõõgaga. Nii et ta nagu ei kuku maha. Ja, aga ta ikka jalagadega proovib veel joosta, kuigi tal pole enam jalgu nagu. Ja ta üritab joosta, sa lõikad tal jalad ära, siis on nagu animes läheb kõik aeglaseks korraks. Ja siis sa näed, kuidas tal need jala ülemised osad ikka jooksevad edasi ja käed. Ja siis harujuku mõõk järsku tuleb selja tagant sellele traklasele, läbistab ta kere ja ta jääb su mõõga otsa lihtsalt niimoodi. Ja siis, kui ta korraks vaitab, siis mina tahtsin seda teha, ütleb Trikston. Sinu värk on peade maha võtmine. Ja ülejäänud lahinguväli on nüüd tolmu sees siin teie ees. See oli tema kord. Osmokai, sinu kord. Osmokai pühib oma mõõga puhtaks. Lükkab jalaga mingit kiviklibu ja tolmu selle surnud raaklase nagu verri. See on hästi solvav asi, mida saab teha. Ja siis lihtsalt jalutan minema. Olgu. Kas te jalutate sinna, kus te tulite? Ma isegi ei dashi, lihtsalt kõnnin. Okei. Ja, lähme tagasi. Siis praegu on lahing läbi ning vaatame, mis peale lahingut juhtub. No nüüd on, paistab, et kambris vaikus. Teie olete sinna ukse taha jooksnud ilmselt, kõndinud. Osmokai rahulikult kõnnib seal eepiliselt. Aga verised draaklase laibad jäävad teist maha ning peaaegu põlenud Elleri keha te siis tassite endaga kaasa. Te kuulete veel, et mingisugused kolksud ja asjad käisid seal kambris, kuid nüüd on vaikus juba mitu minutit. Mis te edasi teete? Ma arvan, et Osmokai läheb, asetab oma käed Elleri õlgadele ja annab talle liivalvide poolt 10 elupunkti. Okei, sa asetad oma käed õlgadele ja tervendav energia läheb läbi sinu Ellerile. Ja sealt, kus sa oma käed asetad, siuke shockwave käib nagu üle ta keha, mis parandab osa ta haavu. Mõtlesin, et ta plahvatab. Ei, järsku ta avab silmad ja siis... Ta on allergiline helvidele. Ta avab oma silmad ja ta vaatab. Kus me oleme? Kas nad on siin veel? Ei, me kukkusime läbi. Sa oled surnud, Elleri. Olen. See on teispoolsus. Nii me kõik hävisime. Ei, see on su uus võimalus. Jah, meie kõigi. Mida te, ärge hajage mulle soga? Me napilt pääsesime eluga. Ja nüüd me läheme siit koopast minema. Ma reaalselt arvasin, et ma suren. No sa peaaegu et suridki. Aitäh, et ei jätnud mind. Kuidas me saaksime oma jätta? Jaa, see on meie oma. See kõlas halvasti. No sa vist ei mõelnud päris, aga jah, et sa oled, meie sõber, et... Elleri on nagu, aitäh, et ei jätnud mind. Ja omasid ei jäeta maha, jah, seda tahtsin öelda. Ta tõuseb natuke rohkem püsti ja ma saan vist seista, kõndida. Kukkusime läbi, nad said tulekivi endale. Mida me nüüd teeme? Lähme minema siit linnast. Jah, lähme minema siit. Lähme minema. Me võiks kellelegi öelda enne vist igaks ju. Pole vaja. Lähme lihtsalt minema siit linnast. See pole meie süü. See pole meie taplus, see ei ole meie heitlus. Ja miks me siis tegime seda? Et saada tasu. Jaa, õige. Ma arvasin, et me saame hakkama. Ma arvan, et me oleksime suutnud nad alistada, kui me oleksime olnud puhanud. Võimalik. Nad said tulekivi. Tundub nii. Aga üks nendest oli ju see piimuti tapja. Ma arvan, et minu kui liivaelv ei naudi sellist lahingut. Mina tahan ikkagi, me ikkagi peidame ennast liiva alla ja varitseme ja ründame, teeme nagu asju oma tingimustel. Siin oli veits raske, sest see ei olnud meie tingimused.
mis siis, kui oli Piimuti tapja? Vähemalt temast ei saanud Eleri tapja. see on küll hea, jah. elame, et teine päev tappa. Kas me peaks Karasomile ütlema midagi või? ma arvan, et võiks küll. No äkki talle võiks öelda. Nagunii saab teada, kas anname talle vähemalt natuke eelise. Siis ta ei arva, et me mingi jamaga oleme hakkama saanud. Miks tal üldse seda kivi vaja on? ma ei tea ka, aga äkki ta saab sellega rääkida? Selle kivil on vist mitu, ma arvan, et see on mingi seotud äkki selle võimsusega või midagi, et see annab mingid võimed. No igatahes see annab ilmselt väga palju tulevõimeid, aga meil on veel 3 jooki, mis meid selle eest kaitseb, nii et... Jaa, ma mõtlesin, et see on viskamiseks, aga see on hoopis tarbimiseks. Kuule, kas sul see kivi on alles, millega saab Karasomiga rääkida? On seal veel laengud sees või? Alles on ikka, ma ei tea, kas laengut on. Harujuku sobrab oma kõhuahjus ja võtab selle välja. Annab selle Osmo Kai kätte. Sa annad selle rääkimiskivi Osmo Kai kätte ja sellel ei ole laengut. See viimati, kui te rääkisite Karasomiga, siis see poole lause pealt lõppes ära. Hallo, Karasom, ma olen siin. Hallo. Tehke mingit oma Elvi maagiat, ma ei tea. Las nüüd Rikstan teeb. Ja sa kuuled ainult tagasi, et kivi, millele te üritate helistada, on teeninduspiirkonnast väljas. Kas nagu vastaja kulul ei saa või? Tegelikult see kivi on täiesti tumm, sellest ei tule midagi, ainult ruunid on peal, need ei hõõgu ega mitte midagi. Tundub, et sinna peab uuesti laengu sisse panema. Ja siis Elleri on, et aga kuidas me siit välja saame? Samamoodi nagu tulime? Sama teed üles, jah. Meid ju teleporteeriti siia. Seal oli üks uks, mis oli kinni, ikkagi sealt kuidagi. Mis uks? Kõige esimeses ruumis, kus me olime, oli üks uks oli nagu blokeeritud. Meil ju nagu me ei avastanud kõike seda eelmist tuba ära. Jaa. Siis tuleb retk läbi Koobaste tagasi, jah? Jah. Siin on juba nii palav. Jah, siis lähme ruttu. Olgu, kas te hakkate siis mööda Koopaid tagasi kõndima sinna, kus te tulite? Parimad teed, mida me teame, mis on ohutum. Te liigute siis tagasi, kõnnite mööda seda käänuliskoridori tükk aega, jõuate sinna ruumi, kus oli see tigu. Siis sealt võtate järgmise retki ette, kust te teadsite, kust te tulite. Visake mulle, kes iganes juhib seda retke, visake mulle survival. Rikstan, see on midagi, mida sina oskad loomulikult. Ma olen täiega proff selles. Ma sain 16. 16, sa mäletad enam-vähem, kust te tulite ja mis törne te võtsite ja kuhu te lähete. Ning te jõuate tagasi sinna ruumi, kus teid teleporteeriti. Nagu te mäletate, siis jah, seal on uksi, mida te ei ole avanud. Ning te avate ilmselt ühe nendest, see suure ukse. Ühe. Suure te avasite vist. Üks oli, mis oli kinni, mida me ei saanud lahti tolle hetkel. Okei, siis see sama uks, see oli vist blokeeritud, on ju? Nii ma sain aru, jah. Jah, et mis te teete selle uksega? No proovime kõik lükata või laseme seda või? Mis teeme? Alustaks lükkamisest. Lükkame kõik koos. Okei, 2 tükki teist või siis 1 teeb advantage'iga? Osmoga ei tule ka appi. Tulen, panen oma liivamusklid töösse. Tead, veeretage kõik. Okay. Ja siis vaatame, mis average on. Athletics või strength või? Athletics, jah. Jaa, kõva 5. 7. Te näete, kuidas Eleri paneb täiega nagu ja nii kui Eleri hakkab tõukama, siis käib uksele väike aga see on hea tehnika sul. Aga teie kollektiivne jõud ei käi sellest uksest üle. Ta ütleb, et jah, meil vahepeal pidi kuuri uks oli siuke, et seda tuli vahepeal maha murda jälle ja jälle. Nii et ma umbes tean, kuhu vajutada. Oli teil vast kuuri uks? Aga see ei liigu ikka, mis me teeme? Ma olen põlema.
Oota, ma proovin seda. Osmogai võtab hoogu ja jookseb hästi tugevasti vastu ust. okei, veeretas strength jälle või siis see athletics. Seekord üks parem, 8. 8. Sa jooksed vastu ust õlaga. Klõng, sa põrkad täiesti tagasi vastu ust ja paistab, et see on teiselt poolt blokeeritud, jah. mul on seda lambiõli, kuulge. paneme selle ukse põlema. oot. äkki mul ühes lahingus oli ka niimoodi, et tuli ei olnud väga efektiivne, aga et kui ta saab ühe korraliku jõupõntsu, siis äkki läheb lahti. no proovi jõuga enne. Nii, veeretad siis Eldritch Blasti või? Ma võin. Või mis sa mõtled? Mis sa teha tahad? No selles mõttes, et kas ma vist pihta saan äkki niikuinii või? Ja pihta saad niikuinii. Seda sa ei pea veeretama. Veeretan siis damage. Damage. Mida see uks teeb, kui ta saab 9 force damage'it? See uks siis, sa lased siukse suure force'i siniste leekidega, aga see muutub siukseks jõuks, mis läheb vastu ust. Ja paistab, et midagi murdutus teisel pool. Päris hea. Lähen proovin kangutada seda. Sa lähed, proovi ja kangutad seda. Natuke liigub, aga paistab, et sinna on veel mingeid kaste ja asju ette lükatud. Veel paar sükest bitti. Mis te plaan on siis? Kas jaksad veel, Harjuku? Mis pidi, ühesõnaga sa lükkasid seda, jah? See käib jah teisele poole. Et nagu ma tahtsin lihtsalt kontrollida seda, et mida see leevenemine tähendab. Aga võib-olla ta käib sissepoole ja õnneks minu Eldritch Blastil on see tagasitõmbamine ka. Nii et ma löön uuesti ja minu see Eldritch Blast nagu muutub nagu rusikakujuks, mis nagu läheb seda pihta ja siis tõmbab tagasi ka seda ust niimoodi. Okei, sa lased Eldritch Blasti. See lendab vastu ust. Palju sa tähmi teed? Nüüd tuli 12. Okei, see lööb ukses peaaegu augu sisse. Sõrmed lähevad läbi ukse nagu ja siis sa tõmbad tagasi ja siis see tirib ukse hingedelt maha. Ja, täpselt. Sa oleks pidanud kohe niimoodi tegema. Ja edaspidi teengi. Kõik uksed, mis on ees, ma teen niimoodi lahti. Kiidan. See on kuidagi keeruline alati nii teha ju. Ma vaatan ei, linnas... Pole hullu. See on mul cantrip. Ma võin seda nagu lihtsalt toidu alla, toidu peale teha. Pole hullu midagi. Ega teil kellelgi muukimisrauda ei ole? Las ma sobran omal asjades. Ma võib-olla oskaks teid aidata sellega tulevikus siis. Uksed on tüütud inimeste leiutised. Nad võivad olla tüütud küll, aga need kaitsevad kutsumatu külaliste eest tavaliselt. Mul igast muud noodi, aga mul neid muukimisasju ei ole. No, olgu. Lähme siis. Ja te lähete järgmisesse ruumi, see on jällegi siuke, aga rohkem ehitatud nagu. Siuke hakkab kivist minema, mitte lihtsalt siuke koobas. Ja seal on trepp, mis viib üles. Kas see tuleb meile tuttav ette? Ei. Okei, nii et see ei ole see, kus me seal käisime ükskord. Teine koobast algus. Ja, see on kuskil mujal. See on midagi muud. Ja te kõnnite siis sealt trepist üles, kuni on siuke kamber, kus on hästi suur uks jällegi. Suur uks vist siis. Lähen proovin seda lahti teha. Sa proovid ust, see on jällegi kinni. Kas see on blokeeritud või ta on lihtsalt suletud? Paistab, et on teiselt poolt blokeeritud. Okei, et söögi alla, söögi peale, davai, uks lahti. Eldritch Blast. Ja käib kärakas jälle vastu ust. Seekord on 6. Ma vist olen natuke väsinud. 6. See sammune rusikakuju peaaegu ei formuleerugi su sellest force'ist, aga see lendab vastu ust. See uks nagiseb niimoodi. Aga jääb kinni ja siis järsku te kuulete teiselt poolt ust, et hoidke tagasi, te ei tule siia. Kopp. Kopp. Ma tapan teid ära. Minge tagasi, kus te tulite, draaklased. Kuule,
kas teeme nalja talle või? Me oleme nii palju taraaklaste seda kuulnud, et ma ei tea, kas see on hea mõte, äkki löövad maha meid. paistab, et teda on seal ainult üks. Kuule, kuuled meid või? Tee uks lahti. me ei ole draaklased. Tõesta, et sa ei ole draaklane. No ma räägin tee uks sinuga, lahti, siis sa näed. esiteks me räägime sinuga sinu enda keeli, me ei tee mingit imelikku veidrat häält. Aga neil on mingid loitsud ja asjad, ma ei usu teid. No me teeme siis ukse ise lahti, hea küll. Ei, oota, ei lõu teiselt poolt. tee siis lahti uks. Kas on midagi, mida sa saad meilt küsida, mis tõestaks, et me ei ole draaklased? Mis on parim baar siin linnas? Me oleme ainult ühes käinud ju. Jah, Väsinud ränduri kõrts oli või? jep. Väsin. Okei, olgu, oodake siis. Meko on keegi, äkki sa tead teda? Mekko saatis teid või? Kohe öelnud siis. Järsku käib mingi kettide kõlin ja siis mingi puu siuke lükatakse ukse eest ära. Ja siis uks tuleb lahti. kui natukene uks on paukil, siis Osmo ka on. Ta kohe haadab oda ja siis ei. Te ei ole draaklased. Miks te nii teete? Sest sa oled jobu. Ei ole, ise oled. No võib-olla, Võimalik. aga sina oled ka. See on siuke noorem poiss, siuke paistab, et ta on vaevalt mingi 17-18. Tal on küll see munder seljas, aga ta on, paistab väga roheline ja sellepärast ta jäetigi lihtsalt valvama, et lahingusse ilmselt teda kaasa ei tahetud võtta. Osmo Kai patsutab teda õlale ja ütleb, et inimese kohta sul on olnud pikk ja väärikas elu, et ära muretse, ära karda surma. Okei. Mis te seal all tegite? Kas te hävitasite draaklased ära või? No mõned... Päris mitu tükki, jah. Aga mis siis juhtus? Miks te seal olite üldse? Ma ei taha rääkida sellest. Võib-olla räägiks Meko või Jaa. sellest. Jah. Meko, ma ei tea, kus Meko on, ta läks koos teistega linna peale neid draaklasi tapma. Tal võib minna nüüd raskemaks see asi. Draaklased said ühe asja endale kätte. See võib-olla panes uks ilusti tagasi kinni, jah, et... Okei. Ja siis ta hakkab seda usk kinni lükkama ja ketti peale panema ja... Sealt teiselt poolt ei tule enam ühtegi mõistlikku elavat hinge, et ära enam ust lahti tee. Olgu. Jah. Okei. Kuhu poole siis see Meko jääb? Ma ei tea ju. Ta on linna peal. Äkki läks kuninga juurde. Okei. Sust oli palju abi. Aitäh. Osmo Kai annab talle ühe selle Trikstani antud marjakese. Pista see põske. Okei. Trikstan vaatab sind siukse näoga nagu, et samasuguse haisva silmaga, nagu sa enne vaatasid mind. Ta sööb selle marja ära ja siis... kuule, päris hea mari oli, ma tunnen ennast palju paremini nüüd. Jah. See paneb paremini tundma sind. Võta heaks. Aitäh. Mis te siis teete? Te olete nüüd linna tänaval ja siukse... No see on nagu siuke väljaehitis sellest samusest kaljust, mille peal siis see loss on. Te näete, linna tänavad on suhteliselt tühjad. Mõnes kohas näete siukesi lahingujälgi. Kuskil kaugel kuulete veel mingeid klõbinat, kus mõõgad ja asjad kohtuvad üksteisega. Mis te teete? No lähme siis sinna ränduri kõrtsi poole, äkki pakub Trikstan välja ja kui me näeme tee peal... Hoia varju pigem. Jah, varju hoiab. Jah, seda mõtlesingi.
et pole mõtet võtta ette võitlusi, kui ei pea. jah, sellega ma olen täiesti nõus. okei, te liigute siis väsinud Randeri kõrtsi poole. ja üritate Jaa. varjus hoida ennast või? ja kui Mekot märkame, siis või noh, kuuleme temast midagi. Mekotst või? jah, Trikson hoiab kõrvad lahti, et või kui mingid valvurit näeb või midagi, siis proovib küsida. okei, veeretage stealth. 8. 7. Disadvantage'iga kokku 14. okei. Te siis hakkate seiklema siis sinna väsinud Randeri kõrtsi poole. Ja te kõnnite mööda neid tänavaid, üritades varjudesse jääda ja te kuulete ikkagi sealt lossi poolt mingisuguseid lahinguhääli, kui järsku te vaatate üles ja Viven lendab teie kohalt tulejutiga niimoodi sealt lossi juurest mööda. Ja siis te näete, et mitu tulejutti lendab järgi talle. Aga need on nagu mingid fireballid või asjad, mis selle Viveni poole lastakse. Ning ta aina kaugeneb. Ja siis te kõnnite edasi ning mõne hetke pärast te näete, kuidas suhteliselt lähedal teil, aga mitte nii lähedal, et teil mingisugune probleem nendega tekiks. Mingi salk draaklasi jookseb linna väravate poole, nagu linnast välja. Mööda tänavaid. Palju neid on? Neid on umbes mingi 5-6, mis te näete seal. Ja osad on kuskilt endale parema armori saanud ja nii edasi, et nad ei ole siuksed... No mõned on ikka siuksed kaltsakad, aga osad on juba paistab, et saanud varustust endale siit. No, las jooksevad. Ei ole mõtet See on Osmogai arvamus. Ja nad jooksevad suhteliselt kaugelt teist. Osad näevad teid ja nagu näitavad teid, aga siis nad jooksevad ikka edasi. Nad ei näe põhjust teiega kakelda. Ja te lõpuks jõuate siis selle väsinud Randeri kõrtsi ette. Majad siin ümberringi. Siin ääres on nii valvureid, surnud valvureid kui siis draaklaste laipu. Ja kas te lähete sisse? Te lähete sisse ja siis sees te näete paari inimest, kes kõik nagu ootavad niimoodi. Uks läheb lahti, siis nad on kõik võtavad mingi pannid, noad, asjad kätte. Et kes see on seal? Ainult meie. Kui saaks veel öömaja, oleks päris tänulikud. Oh, teie. No muidugi. Üks nendest naistest, keda Shagari kaitses, siis võtab teid ilusti vastu ja annab teile ka mingeid saiakesi ja asju, mis leti all on. Ja siis Osmogai, sa paned tähele, et ühe laua peal on valmis pandud Shagari surnukeha, mis on sallidesse mässitud, et teda siis teie kombe põhiselt matta või põletada või mis iganes te teete. Osmogai on, talle meeldib see lahendus. Jah. Ja siis te olete nüüd selles kõrtsis koos nende inimestega, kes seal peidavad ennast ja nad ütlevad küll, et jah, ruumid on tasuta teile ja Kas te Mekot olete veel kohanud? Ei, viimane asi tulid kõik valvurid ja ütlesid, et mitte mingil juhul majast väljuda ei tohi. Ja me oleme nüüd siin. Osad meist, ta osutab osade inimeste peale üks noor mingisugune paar ja siis mingi vana tädi on seal ja nad tulid tänavalt ka meile siia peitu, et jah, väga täbar olukord on selle õues. Ega midagi head öelda ei ole, jah. Aga kas midagi me nägime, et nagu, kas nad isegi vist põgenesid ära linnast nüüd või? No mingi osa neist vähemalt, jah. Tundub, et nad said, mis nad tahtsid. Kas nad siis ainult seda tulekivi tahtsidki või? Pole teada. Karasumbist aima. Teile antakse süüa, teile antakse juua ja teile antakse ruumid, olenevalt kuidas te ise tahate.
Ma arvan, et Osmokai sööb kergelt ja siis võtab tahab öelda oma kaaslastele, et teate, pean oma hõimlase väljaspool linna tema nii-öelda matmisriituse läbi viima tähtede all, et kas ma lähen üksinda või te tahate täna kaasa tulla? Ma tulen kaasa. Jaa, me oleme ikka koos. Elleri, muidugi ma tulen, te päästsite mu elu. aga see võib tähendada seda, et me ei saa täit ööd magada. Olgu siis nii. Teeme nii. Olgu siis nii. Te siis liigute linnast välja või? Ja need üks või need daamid, kellega Shakari hängis, et nad on ka, kui nad väga soovivad, nad on ka oodatud. Nad on suht hirmul. Nad ütlevad, et tee, mis sul vaja teha on ja tulge siia tagasi, teil on siin koht olemas. Ja Teeme nii. Jätan meelde. Seda on päris lahutav kuulda vahelduseks. te siis astute uksest välja oma sallipandega ning hakkate liikuma väravate juurde. See vaatepilt, mis teid ees ootab, on suhteliselt ikka õudne. Te näete, et mitte ainult valvurite laipa ei ole siin, vaid ka inimeste omi. Lapsed, täiskasvanud vanurid, koerad, ükskõik mida on tapetud. Paistab, et draaklased väga ei valinud, vaid nad näevad kõiki neid kui vaenlasi ning nad liiguvad minema. Linna väravad, kõik on tühjad nendest nüüd, kuid on näha märke, et nad on siit põgenenud. Jälgi on näha. Paistab ka, et neid on üritatud takistada põgenemisel, aga sellest on jäänud ainult valvurite surnukehad. Ning kas need on nagu söestunud või? Ei. Neid on torgatud, neid on elektriga lastud, neid on visatud odadega, mõnda on kirvega löödud, vähemalt jääb niimoodi mulje. Mul on väga halb tunne, mul on tunne, et nad ainult selle tulekivi pärast tulidki ja sellepärast nii paljud pidid kannatama. Mul jääb ka selline mulje. Ja kui te siis edasi liigute linnast natuke välja, kui kaugele te lähete? Mingi lagedam ala, võib-olla äkki mingi kink või mingi asi, kuhu saaks minna. Okei, te liigute siis linnast välja ning leiate siukese metsatuka vahel oleva. Oota, kas seal lähel tal oli meri ka või? Jah. Kas seal on liivarand? Ja, seal on liivaseid kohti, kindlasti. Siis läheks kindlasti liivasesse kohta. Te kõnnite siis mere poole. Meretuul sasib teie salle. Need lehvivad tuules. Päike hakkab vaikselt loojuma. Samal ajal te kannate siis selle surnukeha liivarannale. Lained uhavad liiva. Ja iga kord, kui uus laine tuleb, siis see on kui uus algus ja vana lõpp. Te näete, kuidas pilved kogunevad horisondile. Kuid need ei ole tormipilved. Need lihtsalt raamivad seda loojuva päikest. Ning te olete nüüd valmis tegema, mis iganes te tegema peate. Osmokai topib Shagari suu ja silmad paksult liiva täis. Ja siis palub teistel äkki korjata mingisugust kuiva puud ja mingeid puid ja asju, et saaks teha lõkke, siukse hästi kuuma lõkke. Ta kasutab ilmselt oma mingi lambiõliga, mis tal on mingi lähtris kuskil kaasas, et nagu veel võimsamalt teha. Te kogute vajalikud asjad, liivatate teda korralikult ära
nagu ikka kombeks, ning läidate tule. Ja päike hakkab juba kaduma ning selle saatel läheb ka Shagari siit ilmast. Võib-olla Osmokai veel tantsib natukene sinna otsa. Mingit surmatantsu. Ja surmatantsu sa tantsid. Aga seda ei tohi keegi teine pealt näha. Ma keelan. me pöörame seljad. Kõik pööravad Väga selja. Sest kes näeb seda pealt, see sureb. Okei, ja kaua te umbes seal rannal olete? Osmokai oleks seal esimese päiksekiireni. Olgu. Kõlab ilusasti. Te siis veedate oma õhtu seal rannal ja öö ka. Kas te plaanite magada ka seal rannal? Osmokai ei plaani. Siis kui mingi võimalus tekib, siis ma küll võtaks oma 4 tundi mediteerimist. No, ma Harujuku teeks lihtsalt nagu väikse puhkuse. Olgu, aga Elleri viskab ka pikali mingi hetk. Üritab ka natuke tukkuda. Ning te siis veedate oma õhtu Shagari ärasaatmisega. Ning Osmokai, sina saad exhaustion pointi, kuna sa ei saa full resti. Harujuku, kuna sa teed ainult short resti, sa saad ka exhaustion pointi. Kusjuures, kui ma õigesti aru sain, ma olen kõik oma short restid ära kasutanud, nii et ma ei saa teha seda. Kas sa teed long resti või sa ei tee resti? Ma arvan, et Harujuku on nii häiritud kõigest, pettunud, et me lasime tulekivil minna ja see, mis Shagariga juhtus ja et Harujuku lihtsalt on liiga ärev, ta ei saa ei puhata ega magada ega midagi. Olgu. Võid mulle exhaustioni anda. Siis saad. Kui sa puhata ei saa, siis sa saad. Trikstan, sul on 4 tundi vaja. Sina ei saa. Exhaustion pointi sa leiad vahepeal ühe väikese puu all mediteerimise koha. Ning Elleri läheb magama. Ning te veedate oma öö seal rannal. Osmokai ja Harujuku visake perceptionid. Ja nüüd ongi see, et kuna ma olen exhausted, siis on nagu disadvantage'iga, eks ole? Ta peaks näitama sulle 7. 7. Ja Harujuku? Ma veretasin naturaalse 20, aga ma ikkagi arvan, et pean 2 korda veretama. Sa paned selle condition siit alt, siis ta vist ise näitab. Jah, ta peaks Ja näitama. ma panin exhaustion level 1, eks ole? Kui sa viid hiire peale, ta peaks näitama ka, mis see teeb. Ei ütle, aga ma oma mäluga mäletan, et nii oli. 13 on siis muu see perception. Okei. Jah, disadvantage on ability checks on esimene exhaustioni level. Nii, ja siis te olete hommikuni seal ja hommikul ärgates Trikstan praktiliselt tuleb unest välja. Elleri veel ei ärkagi ja te näete jäsku, et suhteliselt lähedal teil puude vahelt tuleb sinise siukse keebiga tüüp välja. Ta on nõun peos. Ja siis ta kõnnib teie juurde ja siis kuidas te siia sattusite? Ja siit kohalt me jätkame juba järgmine kord. Siis näete, mis see Asperil on öelda Salibandele või vastupidi. Ning Vana hea Asper. Vana hea Asper. Aga nii kaua... Õuna-Asper. Õuna-Asper. Õunapoiss. I-Asper. Nii kaua, kuni te ootate järgmist osa, võite meie Discordiga ühineda, võite ka meie Patreoniga ühineda ja siis näeme juba Keldris.